Aga meie tänane külaline on Katrin Talvak. Tere, Katrin! Tere, Janne! Tere kõik spordisõbrad, kes meid kuulama-vaatama on asunud. Ja paari sõnaga Katrinist. Katrin esindab meie sellist naiselikku spordiala, millest väga paljud ei ole kuulnud, aga viimasel ajal on, ma arvan, juba enamus eestimaalased sellest kuulda saanud. Ehk siis naiste jäähoki. Ja naiste jäähoki on võtnud sellise Kristeli selja taga sellise uhked suured eesmärgid ja tahavad minna MM-ile teistkordselt. Siis räägime ka Katrini igapäevatööst. Katrin on turundusinimene. Räägime sellest natukene. Ja siis võtaks juurde sinna selle huvitava filmi, mis on siis võtnud fookusesse naiste rolli spordis ja võrdsed võimalused. See tundub ka selline päris põnev teema. Aga ikkagist kogu läbiv teema meie vestlusel on ikkagi see, et me jagame omavahel kogemusi. Kuidas me oma igapäevatöödega ja oma spordiga hakkama saame, millised väljakutsed meid seal ootavad, millised huvitavad, põnevad koostöövormid meil on ja milliste väärtustega me igapäevaselt seda sporti siis teeme. Aga kõigepealt siis, Katrin, kas Eesti on jäähokiriik? Jaa, ma tahaksin öelda täie veendumusega jaa, aga nagu me kõik teame, kui paljud on kuulnud jäähokist või nüüd viimastel aastatel võib-olla midagi juba on kuulda olnud, aga kui siin vaadata ümberringi, siis naabrid meil Venemaa, ei kommenteeri, Soome, Rootsi, Läti, et kõik ümberringi on võrreldes Eestiga natukene tegijamad jäähokiriigid, et Eestil on mingi maakene veel kindlasti minna sinna, et see päris jäähokiriikide sekka saada. Aga selleks me siin oleme ja selle nimel me tööd teeme. Ütleme nii, et viimased, kas see on 2-3 nädalat on televisioonis, olete käinud nii ERR-is kui ka õhtusaates tutvustamas ja rääkimas ja teil oli ka ajalooline laupäeval ülekanne, et räägi sellest ka veidi täpsemalt kuulajatele. Jah, kuna selle tausta tagamaad on kõik see, et koondis tuli uuesti kokku, 12 aastat oli pausi selles koondise töös, aga naiste hokis üleüldiselt oli tegelikult meistrivõistlustes ka oli alates 2010. aastast kuni 2017. aastani tegelikult oli siuke pausikene, et midagi nagu ei toimunud, naiskondi polnud. Ja nüüd on see naiste jäähoki uuesti varjusurmast elule turgutatud. Ja kuna see koondise kokku tulemine toimus ja mingil hetkel on meil ikkagist vaja sinna leida ka toetajaid taha, siis see hooandja kampaania oligi tegelikult, või on, seda meil pikendati by the way, et see on meil ühest küljest selline koondise ettevalmistava programmi finantseerimise otsimine. Teise punktina, mida me sellega saavutada tahame, on siis selle dokumentaalfilmi toetamine, selle finantseerimine mingis osas. Ja kolmanda, kuid mitte sugugi vähem olulise eesmärgina selle hooajakampaanial ongi tegelikult PR ja turundus. Ehk siis meil on hea põhjus naiste jäähokit tuua rahvani ja seda näidata, et on olemas naised, kes jäähokit mängivad. Need on täiesti tavalised, normaalsed naised. Jäähoki on täiesti normaalne, tavaline sportmäng ja selline turunduslik plaan ka seal. Nii, aga alustame siis täitsa otsast. Kuidas jäähoki sinu ellu tuli? Nii palju kui ma olen sporti teinud väga pika aja oma elust, siis naiste jäähokist ei ole ma kuulnud väga palju. Kuulsin sellest siis, kui minu ülikooli pinginaaber Karmen Kauks oli teie eelmises, see on siis mitu aastat tagasi, see oli koondises. Et ta oli eelmises koondises, see oli selline üllatus, sest tema samamoodi oli kergejõustiklane
ja sattus sinna ja ta oli väga vaimustatud sellest. Nii et aga kuidas sina sattusid üldse jäähoki juurde? Karmen muide oli mul eelmises koondises, oli kaitsepaariline, mängisime koos kaitses. Väga äge. Aga mina sattusin jäähoki juurde, ma võin öelda, et juhuslikult tegelikult. Et uisutamine mulle on lapsest saati meeldinud ja selle ma õppisin hästi varakult ära. Ma arvan, mis ma võisin olla mingi lasteaialaps, mingi 3-4-aastane. Siis olid Eestis meil toredad siuksed talved nagu see aasta. Ja, Sai tiigi peal uisutada ja siis mul vanaemal oli maal tiik. Ja siis me need talvised nädalavahetused ja koolivaheajad õega seal koos veetsime. Ja ma mäletan, et vaatasime 98, millal oli Kalgari olümpia, oli vist 98 või? Ja. Ja siis me vaatasime kõik need, siis me olime kodus haiged mingi aeg, siis me vaatasime kõik spordialad ära. Aga loomulikult meile meeldis see iluuisutamine ja siis me vaatasime, mida need iluuisutajad seal jääl teevad ja siis proovisime neid asju jää peal järgi teha. Muidugi mõistagi iluuiskudega. Ja siis sealt see lapsepõlvesse uisutamise pisik mulle sisse jäi. Siis läks hästi palju aastaid mööda. Minu ainukene sport, mida ma tegin, oli kooli kehalise kasvatuse tund. Peale keskkooli lõppu, siis ma ei tegelenud spordiga praktiliselt üldse. Võib-olla mingi moe pärast jõusaalid ja tervisejooksud ja selline, ei pidanud ennast sportlikuks inimeseks, sest siis oli ülikool ja mingid muud asjad 20. aastate alguses ka selline. Muud põnevad asjad vajasid avastamist ja siis meil töö juures üks kolleeg juhtus olema endine jäähokitreener ja mingi hetk tema siis leidis võimaluse broneerida treeningaeg jäähallis ja kutsus siis kolleeg jäähokit proovima. Ma miskipärast sisetunne ütleb, et panga intranetis seda kuulutust avaldades ta mõtles meeste peale. Aga siis üks hüperaktiivne daam, ka kolleeg, hakkas siis naisi kokku ajama. Davai, paneme naiste pundi kokku, lähme jäähokisse. Ja talle oli põhimõtteliselt võimatu ära öelda. Ja siis ma mõtlesin, et okei, lihtsam on järele anda, lähen proovin seal jäähokis ära. Ma ei olnud mingeid ootusi, et ma nüüd hakkan mingiks hirmsaks hokimängijaks või midagi. Lihtsalt mõtlesin, et okei, et kolmapäeva õhtu vaba ja lähme siis vaatame, mis seal toimub. Ja jäähokiga vist ma arvan, et ongi niimoodi, et kellele see ala sobib, see tunneb selle kohe ära. Et seal nagu on mingi konks või mingi catch, et sa lähed sinna jääle ja sa tunned, et vau, äge. Või siis sa tunned, et pole üldse minu ala. Et nii palju, kui ma olen tüdrukutega rääkinud, et kõigil see enam-vähem niimoodi on olnud, et esimesest korrast sulle kas meeldib või ei meeldi. Ja põhimõtteliselt sellest esimesest korrast sa tead, kas sust saab hokimängija või sust ei saa hokimängija. Mulle meeldis ja mina jäin. Nii ja kui kauaks sa jäid ja kas see treeninggruppi siis tuli mõni teine naine või olid sina ainuke? Treeninggruppi tuli naisi tegelikult, ma arvan, et parimatel hetkedel äkki mingi 15-20 äkki või. Me saime sellise pundi tegelikult kokku, et me osalesime 2 või 3 aastat sellega ka Eesti meistrivõistlustel, kui need paari aasta pärast ellu kutsuti. Et meil oli täitsa oma punt olemas, nimi oli Jäälinnud ja meestel oli samuti, mehed mängisid harrastajate hokiliigas ja neil oli samuti jäälindude punt väljas, nii et ühel Eesti pangal oli naiskond ja meeskond. Et ja mingi aeg see naiskond isegi toimis, ma arvan, et äkki mingi 3-4 aastat. Aga siis ta paraku lagunes ja naistest, kellega ma alustasin tookord, ma vist olen ainus, kes tänaseni mängib. Nendest meestest, kellega ma alustasin, ma tean, et vähemalt 2 käivad veel jääl enda lõpuks. Okei, ma tean nagu eelnevalt sinult rääkides, et tegelikult need treeningud esimesed kuni siiamaani on ikkagist seal meeste seltskonnas ja ma tean, et sa vahetasid ka meeste gruppi. Et kas sa rääkiksid natuke sellest kogemusest ka, et miks sa seda gruppi vahetasid ja mis sa sellest kogemusest, sellest ühest grupist kaasa võtsid, et sinna teise gruppi minna?
Sellest tuleb nüüd pikk jutt. Et ja ma alustasin hoki mängimist naistega ja mängisin tegelikult naistega ja treenisin naistega kuni kuskil 2007 või 2008, seni kuni naiste jäähokit veel oli. 2008 oli naiste hokis selline huvitav aasta, et siis me käisime viimane kord MM-il. Ja pärast seda teatavasti tuli see majandussurutis ja olukord läks natuke keerulisemaks. Naiskonnad kaotasid oma toetajad. Ja kuna jää hind on võrdlemisi kõrge, 1 tunni 50-minutilise treeningu peale kulub circa mingi 120 kuni 150 eurot. See on siis üks trenn. Kui sa tahad seda normaalsel tasemel teha, siis sa peaksid vähemalt 3 korda nädalas jääl käima, eks ole. Et mingi 300-400 euri nädalas, siis kulub paljalt juba jää peale, eks. Ja siis need naiskonnad kuidagi lagunesid ja kadusid. 2008 oligi põhimõtteliselt, ei olnudki varianti. Ja mingi aeg ma isegi riputasin uisud varna, mõtlesin, et okei, et naiskonnad kadusid ära, et mis siis ikka. Kuidagi endal oli ka pärast seda MM-i ja kõike seda võib-olla oli kerge väsimus isegi peal. Et ma mõtlesingi, et teeme väikse pausi, et las see jäähoki jääda ja siis tegelesin mingite muude asjadega. Aga siis mingi hetk taaskord üks hokitreener, ma kuidagi satun, mul kuidagi töökaaslasteks, ma olin hoopis teises firmas, teises kohas juba ja töökaaslane taaskord sattus olema üks hokimängija. Ja mingi õhtu, kui ma töölt koju jalutasin, siis tema sõber, treener, käis tal seal töö juures külas ja siis me saime seal all parklas kokku, siis ta sõitis mul autoga kõrval ja muudkui rääkis, et kuulad sa, Kats, et tule ikka sinna hokitrenni tagasi, et meil on siuke harrastajate meeste punt, et tule nendega, et ma arvan, et sa ei ole seal üldse mingi kehvem või nõrgem, et tule mängi hokit, et kuidas sa ikka sedasi ära lõpetad, täies jõus inimene veel. Ja ühesõnaga ma lasin ennast ära rääkida ja läksin siis sinna meeste punti trenni, võeti mind sõbralikult vastu ja tegelikult ma käisin nendega vist äkki mingi 7 aastat või. Et ma olen oma elus meeskonnas rohkem mänginud kui naiskonnas tänaseks. Ma küsiks vahele kohe, et kuidas sa mainisid ka, et sa oled rohkem meestekalt, kuidas on see olukord teades nii ka omast käest, minnes meeste seltskonda, siis meestel on hetkeks selline kahevahel või selline olek, et kuidas ta sind peaks võtma, kas kui jääbki mängijat või kui ikkagist naist, et kuidas see kogemus sul oli, et kas võeti kohe, kui jääbki mängijat ja said ka, ma ei tea, kuidas sinna poorti sõideti sisse ka, nii et ei tehtud mingisugust, nagu öeldakse, allahindlust. No jaa, see on huvitav teema. Ja minu praktika näitab, et iga kord, kui mingite meestega, mingi meeste satsiga kuskile jääle lähed, siis esialgu võetakse sind ikkagi sellise nagu ettevaatusega või ikkagi nagu alguses nad võtavad sind ikkagi naisena, et mitte hokimängija, vaid naine, mis mõnes mõttes on siuke tore, et keegi sulle ei tule meelega selga sõitma ega kepiga vastu käsi lööma, aga teisest küljest selle asja paradoksaalne vastand on see, et sind ei võeta ka mängus tõsiselt, et sulle ei anta söötu ja sind nagu ei usaldata väga ja selline lihtsalt uisutad ja tõestad ennast. Ja siis seal alguses seal meestega treenides kuluski mingi esimene aasta, ma arvan, kulus selliseks enda tõestamiseks, et mehed sind võtaksid, et sa tunneksid, et mehed võib-olla hakkavad sind kunagi võrdsena võtma, siis sa pead ikkagi neist sa ei tohi eksida, sa ei tohi üldse eksida. Nii kui sa eksid, siis sa oled naine. Sellepärast sa eksid, et sa oled naine. Kas sulle seda, kuidas sa sellega toime tulid? Kas seda öeldi ka häälega välja või sa eeldasid seda?
ise või pilkudest või mingisugustest asjadest, et miks sa seda eeldasid, et nad võtsid sind, kui sa eksid? Ei öeldud mulle kordagi nagu seda välja, et noh, et sa oled naine, aga noh, siis ikkagi nagu kui kuskil eksid, sa tead ise ka, et sa eksid, siis tullakse sinna pingi peale rääkima, et ei, niimoodi ei tehta ja särki-värki, et noh, ja muidugi ma tean, et ei tehta, aga noh, nüüd omavahel nagu sellisel tasemel väga palju tegelikult kobisesid omavahel ka. Võib-olla ma ise võtsin seda ka natukene sedasi, et noh, kui nad ise sellises olukorras eksisid, siis sellest nagu sellele järgneb nagu siukseid tagajärgi, et sulle edaspidi nagu enam söötu ei antud või selline noh, nagu mingit usalduskriisi nagu ei järgnenud. Nad võtsid üksteist nagu natuke teistmoodi. Okei. Aga kuidas sa sellega toime tulid? Sa ütlesid, et see oli päris, sa ise tundsid, et see oli päris aasta aega, et ka omast kogemusest võin öelda, et kui on selline tõestamisvajadus teatud seltskonnas, siis see tegelikult hakkab mentaalselt natuke rusuma. Sa pead väga palju ennast motiveerima, sa pead analüüsima, sa pead jääma rahulikuks selle kõige juures. Et mis olid need sinu sellised eneseabi asjad või sellised, et sa selle aasta pidasid vastu ja siis tundsid, et sa enam ei pea ennast tõestama, et sa oled nüüd võrdväärne jäähoki mängija? Ma ei tea, kas ma nagu seda lõpuni ikkagi tundsin kunagi, et ma võrdne mängija olen. Aga no sa pead ise nagu, see on mu koer nüüd. Koer, tuli siia. Et ma arvan, et ma nagu olen oma isiksuse tüübilt ka selline veitsa ülemõtleja, et seal võib-olla olnuks nagu mõistlik lihtsalt nagu sellel välisel lasta ennast mitte niimoodi häirida, et sa lihtsalt mängid oma mängu ja sa tead ise, kes sa oled ja mis mängija sa oled, et mitte nagu nii palju sellest teiste arvamusest ennast mõjutada laskma. Et võib-olla see oleks olnud selline enesetunde parandamise koht. Nii, aga siis sa vahetasid seda treeningkeskkonda. Miks sa seda vahetasid? Nende meestega sai mängitud meil 7 hooaega vist äkki ja ma isegi osalesin nendega harrastajate liiga mängudel, et noh, nagu meeste harrastajate liiga. Seal oli lubatud, et naised võivad mängida meestega. Aga siis lõpuks see asi päädis sellega, et mis ma eelmise olukorra kohta veel tahtsin öelda, et see enese tõestamine, et teisest küljest sa võid seda kasutada ka enda motivaatorina hoopis, et sa kogu aeg tahadki teha paremini ja olla parem ja seda võib kasutada tegelikult hoopis positiivse siukse jõuna, mis sind tagant torgib, et vaat ma peangi nüüd seal minema ja ise ja värava viskama ja noh, ühesõnaga. Et ja sedasi ma üritasin ka ennast tagant torkida ja mulle mingil hetkel tundus täitsa, et kui me mängisime seda liigat ja vaatasime, võtsid selle punktitabeli või skooritabeli, siis ma olin oma meeskonnas täitsa keskel, et meil oli vist üles antud kuskil seal mingi 20 mängijat ja ma olin vist 9 või 8 seal söödud ja väravad kokku. Et no ei olnud üldse paha, ei olnud 20, ei olnud 19, täitsa siuke keskel. Ja siis mingi hetk mul tekkis seal meeskonnas selline tunne, et justkui üks kindel mängija nagu teeks meelega, mängis hästi jõuliselt ja mulle mingi hetk hakkas tunduma, et ta võib seda teha meelega, kuigi ta ütles, et ta seda ei tee. Et ta oli siuke minust, ma arvan, 2 korda suurem, võib-olla mingi 120 kilo. Et kui sa sellise inimesega platsi peal kokku põrkad, siis hoog on ka sees, et ta võib päris haiget saada, nagu vastu seina sõidaks. Ja siis meil temaga juhtus neid põrkamisi ühel ja teisel korral, kuni ta siis ükskord istus poorte taga, meil oli tavaline trenn ja siis
kui ma uisutasin, siis ta hõikas seal oma meeskonnakaaslastele, et üsna niisuguse robustses sõnakasutuses, ma ei hakka seda siin kordama, aga põhimõte oli niisugune, et miks te lasete tal läbi uisutada, tehke talle haiget, et nagu siis ma mõtlesin, et okei, et sisetunne oli õige, et see oligi, et ta kasutaski ära oma sellist mehelikku üleolekut lihtsalt nagu jõuga ja mulle selline suhtumine ei sobinud. Ja siis ma mõtlesin, et lähen kuhugile, kus on rahulikum, et kus nagu seda sellist kiusamist, ma nimetaks seda võib-olla isegi kiusamiseks, et sellist nagu tahtlikku haiget tegemist ei ole, sest ma ei pea seda kohaseks spordis. Kas sa rääkisid ka temaga nagu üks ühele, et sina tunned niimoodi, sa kuuled, ehk siis me kõik võime ju rääkida mänguhoos, ärevushoos, tulevad need asjad võib-olla sellised välja, sellised ütlemised, mida me ei taha, et tuleks välja. Aga kas teil oligi, et see on kõik mõistetav, eks, et kõik ärevus, kui nad tunnevad ärevust, käituvad erinevalt ja kui nad ei ole, nagu öeldakse, endaga tegelenud ja tema väärtused võib-olla oli sellised, kuidas ta peaks oma kaaslastega rääkima, et kas sul oli võimalus, kas sa võtsid, mina küsin kohe otse, kas sul oli julgust võtta ta nagu endale ette, istuda, võib-olla ka meestepäraselt pärast seda trenni sinna õlle taha ja öelda, et mis su probleem on? Ja ma vist 1 või 2 korral seda püüdsin teha, aga siis ta kuidagi keeras selle olukorra naljaks ja jättis niisuguse mulje, et ma ise eksisin, vaata, et mina uisutasin, või nagu mina ise nügisin teda ja siis lihtsalt tema on suurem ja niimoodi juhtus. Ja ma nagu võtsingi, et võib-olla ongi siis niimoodi, et võib-olla ongi minu süü ja natuke tunned ikkagi seda alaväärsust ka, et sa naisena oled roninud sinna meeste trenni ja kui sa ei suuda nagu sama jõuliselt mängida või sama jõuline olla, et siis kui ei meeldi, ära tule või selline, selle ma mõtlesin kõik ise juurde, jah. Aga sa paratamatult tunned kuidagi, et üldse nagu, et mida ma kobisin, et mind on siia võetud üldse nagu meeste armust, et ma võin siin nendega käia, et nüüd veel hakkan mingit õigusi ka nõudma ja võib-olla ongi niimoodi, et tema on suurem ja mina olen väiksem ja kui me kokku põrkame, siis nii juhtub, on ju. Aga vaat just see, mida ta ütles, need sõnad, et sa tunned mingit asja ja võib-olla kujutad ette, et äkki ma mõtlen, äkki ma kujutan neid asju ette, et äkki see ei ole nii, aga kui ta need sõnad välja ütles, siis mul jõudis nagu kohale, et ahah, et tegelikult ikkagi ongi nii. No sa rääkisid endale päris suure sellise vabanduste voo välja, aga mina küsiks, et kui on tiim, kui on meeskond, siis peab ka olema mingisugune koostöö, et koos väljakul mängida, et mis need teised kaaslased arvasid ja kas teil olid sellel tiimil mingid kokkulepped ja mingid ühised väärtused, kuidas te peaksite üksteisega käituma, koostööd tegema? Et kas oli midagi sellist ka, mis tõusis nagu üles sellel pinnal, et kui teised nägid, kuidas oli käitutud ja kui ta oli ka hüüdnud, nagu ma aru saan, mitte üks kord, kas keegi tõusis sealt üles? Ma küsin kohe vahele, et kas ta oli kapten, et tema sõna maksis, ei. Et räägi võib-olla sellest ka, et kuidas teil nagu see ülene see koostöö oli ja kuidas teised sellesse suhtusid, et üks tiimiliige sinuga nii käitus? Ma ei tea, sellele mingit reaktsiooni kelleltki ei järgnenudki. Võib-olla, ma ei tea, kas keegi üldse pani seda tähele peale minu enda. Et igal juhul keegi mulle seal jää peal selle hüüdmise peale midagi ei teinud, eks ole. Et ma ei teagi, meeskonnas on huvitav dünaamika võrreldes naiskonnaga, et meestel on oma selline, ma ei tea, kas mingid vaikivad kokkulepped või seal juhtus neid nagistamisi jää peal teisi ka, et hoki on väga emotsionaalne mäng ja meeste mängust ma usun, et mõni on näinud, kuidas NHL-is ikka päris nagu kaklema minnakse. Et pool sellest asjast on muidugi show, mida tehakse pealtvaatajate jaoks, aga osa on ka ikkagi emotsionaalne, et juhtub ka sellistes harrastajate liigades nagu meil. Ja trennis ka, et aeg-ajalt ikka mindi seal
käsipidi kokku, aga meestel on sihuke erinevalt naistest teistsugune probleemi lahendamise viis vist tõenäoliselt, sest et pärast trenni või mängu, kus nad olid kakelnud, siis mindi kenasti üles kohvikusse, tehti ühed õlled ja oldi sõbrad edasi. Okei. Ma siinkohal tahakski, et meie mentaalsete oskuste treener Kristel Kiens natukene peegeldaks meid tagasi, et kuidas Katrin siis oma olukorraga, kus ta siis aasta otsa nagu mõtles omale kõiki neid asju juurde, et kuidas sa peegeldaks meile tagasi, Kristel? Kristel. Nii, kas nüüd on kuulda? Ja, tere Kristel. Ja, tervist. Ja tervist ka Katrin sulle. Me ei ole küll kohtunud, aga ma olen olnud siin kuulaja. Loodan, et sa natuke tead, kes ma olen ja miks ma siin täna olen. Võib-olla ma kerin natukene tagasi juba, et tegelikult selle alguses ka, et lihtsalt natukene sulle endale võib-olla peegeldada tagasi seda, et mis tundus olevat sinu jaoks selline, ja parandamid, kui ma eksin, selline motiveeriv jõud spordi juures olla ja selle juurde tagasi minna. Ja nüüd see viimane otsus ka, miks sa tegid selle otsuse ära minna, lõpuks selle grupi juures tundub hästi palju seostuvat sellise asjaga nagu heade kogemustega koostöös teistega. Et kuidas sa jõudsid päris alguses väiksena, sa alustasid seda spordiga niimoodi, et sa avastasid mingeid uusi asju oma õdedega kuskil jää peal. Siis sul hakkas see meeldima, siis sa läksid sellest jälle eemale, siis sa läksid tagasi hoki juurde jälle läbi selle, et sul töökaaslased olid need, kes kutsusid, sul oli jälle uus kogemus, uus võimalus, kus tuli jälle positiivne kogemus sellest, et ma olen teistega koos, ma teen seda sporti ja mis siis tegelikult inimesel nii-öelda peas automaatselt tuleb, on see, et see spordikogemus, mis mulle sellest meeldib, on seoses sellega, et on positiivsed suhted, on tore koos, on mõnus, saab avastada, saab katsetada, turvalises keskkonnas, kõik see. Ja nüüd, kui sa vahetasid lõpuks siis sinna sellesse uude keskkonda, kus olid lõpuks koos meestega, siis hakkas esimest korda tulema neid asju, mis olid selle kuidagi varasemate kogemustega vastuolus. Et varasemalt oli kõik läinud läbi selle, et on tore koos teha ja see on hästi lõbus ja tore ja hea. Ja siis need kogemused olid kogu aeg kinnistunud ja inimesed endale salvestavad neid pähe. Ja kui nad lõpuks jõuavad siis sinna olukorda ja keskkonda, kus see nii ei ole, siis see on ebamugav olukord automaatselt. Ja mida teeb meie mõtlemine ebamugavas olukorras on see, et ta läheb ülimalt aktiivseks selleks, et leida selles ebameeldivas, ebamugavas olukorras mingit selgust. Meie mõtlemine on niiviisi programmeeritud, et ta tahab, et meil oleks mugav, hea, turvaline ja mõnus. Ja vaata, mida sinu aju nagu tegema hakkas, oli see, et hakkas üle mõtlema. Ta hakkas igaks juhuks ennustama sulle kõiki asju, mis võivad olla ja mis on veel meie aju puhul hästi huvitav asi on see, et ta ennustab alati kõige hullemaid asju. Ja talle meeldib olla kriitiline ja talle meeldib olla kriitiline eriti enda suhtes. Ta otsib igasuguseid seletusi ja põhjuseid, miks olukord on nii ebameeldiv praegu. Ja tegelikult see olukord oli normaalselt ebameeldiv, sest et see oligi uus olukord sinu jaoks. Esimest korda oli see, kus olid sellised olukorrad, kus olid mingid konfliktid, mida sa kõrvalt nägid, mis on sinu jaoks uus. Ja tegelikult, kui seda nüüd kokku võtta, siis ja tulles tagasi selle olulise punkti juurde, et see inimestega suhted ja head inimsuhted on inimestel ülimalt loomulik ja tugev asi. Sinul oli veel lisaks selle loomulikkusele ka varasemad kogemused sellised olnud ja see veel rohkem kinnistab seda. Ja nüüd, kui me jõuame nagu sinna olukorda, kus sa kirjeldasid, et tegelikult sa mainisid hästi kihvtilt seda, see on nii armas oli kuulata, et tegelikult ei tohiks ju korda minna see, mida inimesed ütlevad. Et tegelikult võiks olla ju see, et me suudame endale keskenduda. Ma võin sulle võib-olla kergenduseks öelda, et see on ülimalt normaalne, et inimesed nii mõtlevad. Ja miks inimesed nii mõtlevad, ongi see, et me oleme loodud sotsiaalsed olendid. Me ei saa seda ära võtta. Me oleme niimoodi ellu jäänud, et me oleme sotsiaalsed ja see oli ka sinu jaoks tavaline. Ehk siis tegelikult su mõtlemine tegi täiesti normaalset asja. Ja lihtsalt selles olukorras on meil ainuke asi, mida me saame valida on nüüd see, et kas ma nende mõtetega, mis mu aju tootma hakkab, kas ma tahan nendega kaasa minna või ma saan aru, et mu aju läks nüüd tööle, selge, üritab meid kaitsta, teeb oma tublit tööd siin jälle, ma saan aru ja siis ma tulengi selle juurde, mis sa ise välja tõid, et keskendun oma tegevusele ja suunan oma tähelepanu sellele jälle. Et sellist asja saab teha, aga see on jällegi oskus. See on üks selline vaimne oskus, mida saab arendada. Kaks asja, et me õpime märkama oma kogemust, meie mõtteid, mida meie mõtlemine teeb ja me tuleme tähelepanuga sinna, kus ma olen, eks. Ja üks asi veel, et kui luua võib-olla seda tausta natuke selle keskkonna kohta ka ja tuua need väärtused sisse, mida Janne on mitu korda maininud
et see keskkond, kuhu sa lõpuks jõudsid ja kui su enda näiteks tugev väärtus on see, et inimesed suhtlevad omavahel normaalselt ja nad, ütleme, suhtlevad omavahel austavalt, nad suhtlevad omavahel hoolivalt, siis tundub, et sinu jaoks see hoolivus üldse on siuke hästi tugev asi ka, et siis see keskkond peegeldas vastupidist ja see teebki olukorra keeruliseks selles keskkonnas olla. Et lihtsalt see oli see olukord ja Janne tõi väga hästi ise välja seda ka, et kuidas, kui inimestel ei ole endal seda teadlikkust ennast juhtida, siis nad võivadki käituda emotsiooni pealt niiviisi, mis ei ole tegelikult okei ja mis ei ole tegelikult aktsepteeritav. Aga jällegi, et inimesed teevad seda automaatselt, kui nad ei oska seda suunata. Aga jah, et just selline enda tugevus, et tegelikult sul on väga palju läbi käinud see julgus avastada ja proovida uusi asju ja see sotsiaalsus ja meeskonnatöö ja kõik need asjad tulevad väga tugevalt välja. Aga jah, et siin võib-olla tõesti see üks normaalse mõtlemise poolega kaasa minemine on natukene teinud sulle need olukordi raskemaks. Aga see on asi, mida me teemegi. Kõik inimesed teevad, kui me ei oska seda kasutada, seda oskust. Ja aitäh, Kristel. Olen absoluutselt nõus sellega ja olen selle tee läbi käinud ja see harjutamine ja õppimine ja omada seda oskust võtab ikka hea mitu aastat aega. Ja nii tore on, et kui tuleb selliseid olukordi, mis ei ole tuttavad, siis on jälle taasavastamisrõõm, et mis mõtted minule tulevad ja kuidas üldse tahaks tegutseda. Et see on üks väga-väga põnev maailm. Aga aitäh, Kristel, praegu. Mina tahaks siis siia juurde öelda ka, et minu jäähoki, mitte jäähoki, vaid üldse, ütleme siis uisutamine jääl kogemus on olnud ka noorena, nii nagu sul, Katrin. Ma tean, et ma sain omale valged uisud. Esimesed uisud olid 4-raudsed, kui ma olin üsna väike, aga kuna ma olin üsna pikk ja mu jalanumber oli väga-väga suur, siis mul üsna varakult lõppes ära, sest minu vanemad ei jõudnud mulle osta rohkem uiske kui number 39. Aga mul oli 12-aastaselt oli juba jalanumber number 41, nii et see jäi päris sinna algusesse. Aga mis mul on eredalt meeles, samamoodi minu kodukohas oli väikene selline tehtud jääplats. Esimesed paar korda käisid ema-isa minuga kaasas vaatamas ja ütlemas, mida ma peaksin tegema. Mul ema-isa on väga sportlased, nagu isa oli kümnevõistleja, ema lauatennisemängija, mängib siiamaani. Et vaatasid selge, ma seisan püsti, nüüd iga õhtu ma pidin ise tulema. Ja ma hakkasin seal käima, proovima igasuguseid, ma mäletan mingit pääsukest ja mingisuguseid pöördeid ja sattus nii, et õhtuti hakkas käima ka üks teine tüdruk ja tema vanemad ja nemad natukene siis aitasid ja õpetasid ja siis ma tundsin juba, et selge, kuna ma sellest tüdrukust oskasin rohkem, siis ma läksin tuppa ja ütlesin, nüüd on nii, ma tahaks nüüd minna päris jääle, sest see ema-isa rääkisid. Nii, ütlesid, oled see kindel? See võttis aega 2 nädalat ja nad viisid mu. Ja ma pärast seda vist olen käinud 1 korra suure jää peal. See kogemus oli, ma olin seal võib-olla 5 minutit. Ma ei saanud sellest spordist väga palju kaugemale. See oli väga negatiivne kogemus. Minu vanemad ei osanud mind kuidagi suunata. Nad said aru, et see mulle ei meeldi ja ma olin suht selline, ma ise ei teaks, et ma olin niisugune resoluutne, aga see oli minu viimane proovimine. Võib-olla jäid uisud ka väikseks, aga mina keeldusin edaspidi libedale jääle minema ja siis tulid vist vesised talved ja sinna minu uisutamine jääl jäi. Ja pärast seda olen ma nüüd vist paar aastat tagasi käinud, üks sünnipäeval oli, kus kutsuti, seal ma kuidagi siis sõprade najal käisin, aga minu jääkogemus algas väga hästi ja lõppes üsna kiiresti. Nii, aga lähme Katrin edasi siis ikkagi selle väga olulise, mulle tundub, et sa oled sellise väga suure tüki ette võtnud ja kasutades ka oma igapäevast tööd ehk seda turundamist olete te teinud väga hea. Ma ei tea, paranda mind, kas see on õige sõna, kas selle turunduse, selle PR, et jäähoki on võtnud jälle sellist väga, naiste jäähoki on võtnud sellist väga sükest haarangut
nii spordiuudistest ja igal pool ja teiega on kaasa tulnud ka selline natukene, ma ei tea, kas see on õige sõna, niisugune naiselik pool. Et kui siiamaani oli siuke jäähoki, nagu sa ütlesidki, olid, ka mina vaatasin kohustuslikus korras kõik need Venemaa, see kolmik oli jääl, siis isa hüüdis ja siis kõik pidid vaatama, mis see kolmik sellist korda saadab. Et te olete toonud sellise just siukse poole, et see on väga okei naiste poolt mängida seda ja see on selline mõnus ja tore ja seal on selline nagu hea võistkond, kus on hea koostöö ja need väärtused on kuidagi tulnud ka välja, et räägi nüüd selle poole, räägi nüüd natuke saladustest, et mida te siis korvpallinaistest paremini teete? See on olnud tegelikult ja ma nimetaks seda isegi kampaaniaks või siuke jäähoki imago kampaania võib-olla, sest mind ennast nii hirmsasti häirib see, et kui sa ütled, et sa mängid jäähokit, siis on mingid standardküsimused, mida sult alati küsitakse. Et noh, et näita, kas sul hambad on kõik suus, on siis, et mitu vigastust sul on olnud, et kui palju sa oled oma luid murdnud ja nii edasi, et hokit seostatakse hästi palju sellise jõhkruse ja nagu agressiivsusega. Just. Ja me tahaksime, mis selle kampaania või imago eesmärk on ja pole üldse, see ei pane mind üldse imestama, et naised ja tüdrukud ja kui ma oleksin tütre ema ja mul oleks mingist spordialast selline kujutelm, siis ma vast sinna ei lubaks sellisesse trenni. Aga tegelikkus on teistsugune. Ma isegi siin ennem mingit telesaadet, kus jälle saadeti küsimused ette ja traditsiooniline vigastuste ja hammaste küsimus oli sees. Siis ma guugeldasin ja otsisin, et maailma kõige ohtlikumad ja vigastuste rohkemad spordialad ja jäähoki ei ole isegi seal mingi esikümnes. Et kusjuures tegelikult on korvpalli kohta ma isegi ei mäleta, aga jalgpall oli eespool jäähokist, et noh. Korvpall oli jäähokist tagapool, ma võin seda ma pean seda ütlema. Aga kui nii võtame, siis meeskonna kontaktspordialad, no juhtub, kõigil juhtub, kõikidel kontaktspordialadel juhtub siukseid asju. Et jäähoki ei ole mingi siuke eriti killer või mingi eriti vigastuste rohke või oluliselt vigastuste rohkem kui mõni teine spordiala. Et seda müüti me tahamegi murda ja sellepärast me oleme selle naiselikkuse sisse toonud ja tegelikult naiste jäähoki versus meeste jäähoki, seal on ka erinevad reeglid. Kui sa ütlesid, me rääkisime ükspäev, sa ütlesid, et korvpallis on naistel palli suurus on natuke väiksem, siis naistel küll jäähokikepid ja hokilitter on sama, millega me mängime, aga naiste varustusel näiteks ei ole lubatud, mehed mängivad, tõsine hokimängija mängib sellise väikse visiiriga, mingi pleksist visiir, mis tal kaitseb ainult silmi ja siit alt on lahti, sellepärast siis ka need hambutud naeratused, et kui litriga saad sinna, siis pikka pidu pole, aga naistel on näiteks kohustuslik kanda kas võret või täismaski. Samamoodi siis need füüsilised reeglid, et naiste mängus ei ole lubatud selline nagu jõuline kehamäng. Et natukene mingit siukest vastuminekut ja togimist ikka on, aga sellist nagu jõulist mingist sportesse sõitmist ja asja naistel lubatud ei ole. Et seda me tahame selle kampaaniaga näidata. Väga hea, et sa need välja tõid, sest jah, nii nagu sa ütlesid, me eelnevalt rääkisime, siis oli, mitte ma ütleks, et üllatus ja ma ei ole nagu süüvinud sellesse, aga need on väga olulised asjad, mis võtavad kohe selle pinge sellelt emalt maha, kui laps tuleb koju, ütleb, ta tahab jäähokit mängida. Aga ma küsikski kohe, et kuidas te selle kuvandini jõudsite? Et see kuvandeks, et kas sa tegid selle üksi ise, kas sa tegid selle tiimi, et kuidas te selle kuvandini jõudsite, sest see tulemus on praegu hea, et kas sa jagaksid meile seda, et kas see sündis koostöös või kuidas see kuvand teile niimoodi sai, et on rullunud päris ägedaks asjaks? Tead, ma ei oskagi sulle seda öelda, kuidas see konkreetselt alguse sai, aga me oleme seda nii
jäähokiliidus, kui me selle naiste programmiga uuesti 2014-15 alustasime, siis me oleme need asjad tegelikult läbi rääkinud ja väiksemates töögruppides arutanud, et mis võivad olla need takistused. Ja enda kogemus ka, et mida ajakirjanikud esimese asjana küsivad ja milline on see jäähoki kuvand, et selles ikkagi korjad kuskilt nagu ümbruskonnast ülesse, et milline see on ja mis neid inimesi siis võib takistada, et naisena jäähokitrenni tulla. Ja selle kuvandi kujundamiseni me sedasi vaikselt ajapikku oleme jõudnudki, et mida me tahaksime näidata. Nii, aga mida te tahate siis näidata? Jäähokis ei ole ju ainult naiselikkus, aga mida te veel tahate näidata? 4 eurost viigot, 9 eurost viigot. Keegi sekkus vestlusesse, aga me tahame jäähoki naistega näidata seda, et jäähoki on ülihea spordiala just eriti neile, keda võlub kiirus, täpsus, osavus ja meeletu multifunktsionaalsus. Et kui minu käest küsitakse seda, et mis sulle jäähoki juures meeldib, siis ma olen selle üle viimasel ajal natukene mediteerinud ja mõtelnud, et mis asi see täpselt on. Ja ma arvan, et jäähoki juures võlubki mind see multifunktsionaalsus vist. Et sa pead samal ajal tegema nii mitut asja, et sa pead algatuseks seal uiskudel püsima, siis sa pead nendega suutma kiirust aretada, siis sa pead kiirelt manööverdama, et sa kellelegi otsa ei sõidaks, siis sul peab kaasas olema mänguvahend, et sa ei tohi seda litrit ära kaotada oma kiire liikumisega, siis sa pead samal ajal suutma jälgida, mida su võistkonnakaaslased teevad, kas keegi kuskil avaneb, saan ma söötu anda, siis sa pead jälgima, mida vastane teeb, et keegi sulle, kõik tahavad ju 5 tükki neid seal platsi peal ja kõik nad tahavad su litrit ära võtta ju. Sa pead vaatama, mida nemad teevad, siis sa pead kõige selle juures suutma mõtelda enda mingi 2 liigutust ette, et ahah, mida ma nüüd teen, kuhu ma nüüd lähen. Ja kui aega üle jääb, siis ka vaadata, mis see väravavaht siis seal teeb. Sul on nii palju asju, et see mõnes mõttes on nagu sihuke meditatsioon, et isegi kui sa tahaksid mõtelda, et mida ma õhtuks süüa teen või ei tea, mida mu sõbrannad teevad või mingeid probleeme heietada oma peas, siis sa lihtsalt ei suuda seda. Sul ongi see siin ja praegu ja need 5 tükki, kes sinuga koos platsil on, need on su maailma parimad sõbrad sellel hetkel. Ja see on lihtsalt nii äge mäng, noh. Ja kuna seal on nii palju elemente, mida sa pead kogu aeg harjutama ja milles kogu aeg paremaks saada, siis sellest ei teki tüdimust, ma arvan. Et nendel aegadel, kui ma olen siin pause pidanud ja jäähokist puhkust võtnud, siis ma olen käinud ka mingeid teisi spordialasid teinud, jõusaalid, bodypumpid, rulluisutamised, aga ma ei jää sinna püsima, sest et see kuidagi muutub nagu üksluiseks ja kui tunned, et juba oskan ja saan hakkama, siis nagu ei ole seda väljakutset enam. Aga hokis minu jaoks väljakutsed ei lõpe. Ja ma arvan, et inimestele, kellele sihuke enesele väljakutsete esitamine sobib, nendele sobib ka jäähoki. Ma lisaks kohe korvpalli poole pealt, et samamoodi, et see kohalolek väljaku peal, et sa pead olema kohal. Et see tulemus, kui sa ei ole kohal ja sa ei taha oma tiimikaaslased, nagu sa ütlesid, et nad on su parimad sõbrad ja sa ei ole kohal, siis on kohe, kas sa saad palliga vastu pead või sa ebaõnnestud või peavad kaaslased sind kuidagi kaasa tirima või sind kohale tooma, et see kohalolek on väga-väga oluline. Ja lisaks sinna juurde selle kire, see kirglikkus ja need emotsioonid, mis samamoodi tulevad välja, kellel siis tulevad nad valjuhäälsemad, kellel nad tulevad kätega, kui kohtunikud väga palju üritavad meilt nii ka treeneritelt saada need emotsioone, neid maha, aga mäng ju läheb kogu aeg kiiremaks, nagu sa ütlesid, multifunktsionaalsemaks, sa tahad kogu aeg olla nagu teha juba asju nagu ette ja siis tulevad need emotsioonid ja selle peale
Kristel kindlasti tahaks öelda, kuidas neid emotsioone ilusti korralikult, nagu öeldakse, vakal hoida, et olla siin ja kohal ja keskenduda just sellele enda parimale sooritusele ja tulemusele. Ma tahakski öelda vahepõikene siia juurde, et sa ise tõid välja, et kui sa oled hokist puhanud, et siis sa oled leidnud teisi spordialasid ja kui ma natukene kasutasin Google'it, siis ma nägin ja mis mind väga rõõmustas, on see tegevus, mida sa teed siis, kui sa oma koeraga jalutamas käid. Et räägi natuke sellest ka, et seal oli, ma lugesin ka, et niisugune eestipärane sõna, aga sellel on ka niisugune ingliskeelne, et räägi sellest ka, sest ma tunnen, see läheb nagu minu selliste väärtustega ja minu selliste koostöö soovidega väga hästi ka kokku, et ja kuna ma olen koolis õpetaja ka, siis nende noorte õpetamine ja sa tõid seal mõnes kohas välja ka, kuidas sinu kogemus nende noortega on, et ma tundsin kuidagi samastumist, et ma tahaks, et sa räägiks sellest ka paari sõna. Kas sa nüüd vihjad minu prügikorjamise harjumust? Ja. Ja tegelikult sattusin paar aastat tagasi kokku selliste vahvate inimestega, kes veavad ülemaailmset maailmakoristust ehk siis World Cleanup Day. Ja sellest on saanud siuke teistmoodi harrastus, et mingi hetk ma seal ka tegelesin turundusega, kui Eesti 2018 seda esimest korda eest vedas, seda ülemaailmset 1 päev, 5 tundi ja 150 riiki koristasid siis ära kogu meie kauni muna. Ja sellega ma ikka jõudumööda praegu tegelen, aga pigem nagu kõrvalseisjana või sellise mitte organisatsiooni liikmena enam. Et kuna ma olen siuke olemuselt looduse laps, siis mulle õudselt läheb korda see, et mis meil planeedil toimub, mida ja kuidas ja kui palju me tarbime ja mida iga inimene saab ise ära teha, et seda meie lõppevaid või mitte lõputuid ressursse mõistlikumalt kasutada. Sest see, kuidas praegu tänapäeval selline kiire tarbimine ja arutu ostlemine, mida see kõik meile 50 aasta pärast kaasa toob. Kui me seal midagi ei muuda, siis asjad ei ole head. Nii, aga mida sa selleks teed siis? Sa lähed koeraga jalutama ja siis on sul alati kaasas prügikott. Kuidas see nimetus oli? Mis see eestikeelne nimetus on? Sellel tegevusel? Okay. Blogging. Jah. Okei, blogging. Nii, kui sa helistad või kirjutad mulle, kutsud oma sõbrad, et lähme nüüd blogginguga tegelema, siis mis see tähendab? See tegelikult originaalis tähendab seda, et inimesed lähevad jooksma, nad lähevad tervisejooksu tegema ja siis võtavad kaasa prügikotid ja asjad ja siis korjavad kogu selle sodi üles, mis nad leiavad. Ma kasutan natukene rahulikumat varianti, et kui ma koeraga siin oma pargis liiklen, siis kõndides saab seda ka teha. Ja sa saad seda väga sportlikult teha, et kui sa mingit prügikillukest korjad, näiteks iga sigaretikoni, mida sa leiad, sa ilusti kükiga korjata üles ja siis võid hüppe sooritada ja siis selle kenasti elegantselt prügikotti asetada. Mina küsikski, et kas Eestimaa on juba piisavalt puhas, et saab ka joosta või saab ainult kükke teha? Sõltub asukohast, mille sa oma blogginguks valid. On ikka päris hulle kohti ka. Okay. Et hullematel juhtudel pead sa minema käruga bloggingut tegema. Okei. Ma olen väga tänulik, et sa seda teed, et ma proovin seda kindlasti meelde jätta ja ise hakata ennast ka kontrollima just metsateel, et kaasa võtma. Ma tean, et ma olen seda paar korda teinud ja oma väiksemale lapsele ka tähelepanu pööranud sellele, et kui me jalutame, kui ma midagi olen kaasa võtnud, siis, aga nüüd ma hakkan seda teadlikumalt tegema. Nii et aitäh sulle. Aga tagasi, lähme nüüd sinna selle naiste MM-i juurde ja selle hooandja juurde ja selle, et kuidas teil siis see lõppes, et see lõppes eile, et
ei lõppenud. Ei lõppenud? Pikenes veel 54 päeva võrra. Ja see põhjus oli, kas oli liiga vähe raha või liiga palju raha? Liiga vähe. Okei. Kuna me ei saanud oma eesmärki täis, siis hooandja tuli meile vastu ja pikendas seda tähtaega veel 54 päeva võrra. Nii, aga rääkige siis oma naiste jäähoki rahvuskoondise plaanidest ja eesmärkidest. Meil... Tere, mis ta nimi on? Tema on Stogi. Stogi, väga tore. Sa oled väga tubli, et sa viid oma perenaise iga päev sportlikult kütte tegema. Ja naistekoondisest siis nõnda palju, et eelmise aasta 2020. aasta alguses kogunes Eesti naiste jäähokiklubidest koosnev töögrupp ja otsustati siis ära, et nüüd on aeg sealmaal, et 5 aastat on siin klubide baasil trenni tehtud, Eesti meistrivõistlused käima lükatud, et nüüd võiks siis püüda tagasi tulla MM-i sarja. Ja hakati selle nimel siis tööd tegema. Pakuti mulle välja, et kas ma võiksin seda koondise töögruppi juhtida, ehk siis koondise manager olla. Ja ma nõustusin, et kuni siis esialgse hoo ma võin aidata sisse lükata. Esimesed ülesanded, mis mulle pandi, oli, et tuleks leida treenerid ja tuleks paika panna siis ettevalmistav programm. Ja asusin siis treenerid otsima. Paar kuud läks aega, kandidaate oli päris häid. Ja lõppeks me siis valisime koos Eesti hoki juhtkonnaga välja Lätlanna, Inguna Lukaševitsa, kes on hästi kogenud nii mängijana kui treenerina. Et treeneri kogemust on tal nii Austriast kui ka Lätist, kui ka seal oli veel mingi paar riiki. Ja MM-i kogemus ka täiesti olemas, on noortega käinud treenerina kaasas ja ta sai ka väga positiivse tagasiside meie enda koondise kandidaatidelt tüdrukutelt, kes on tema hokilaagrites Lätis osalenud. Et sai väga hea kiitva tagasiside, et on selline hästi professionaalne, väga otsekohene, siuke natukene karm kui vaja, et hästi siuke hea autoriteetne tegelane, kes ma arvan, et meie seltskonnale väga hästi sobib. Ma segakski vahele, küsiks, et kas oli ka teisi naistreenerid kandidaate? Ja oli veel üks, kusjuures Eestist ei ole ühtegi naistreeneri kandidaati võtta. Sellepärast me vaatame väljaspoole. Kusjuures see ei pidanuks ka tingimata naine olema, aga eelistus, ma isiklikult arvan, et naistreener adub võib-olla törtsu paremini seda naiste spetsiifikat ja psühholoogiat. Ja ta äkki nagu... Mis sa selle all mõtled, seda spetsiifikat ja psühholoogiat? Naiste psühholoogiat üleüldse, et kuidas naishokimängijad ja meeshokimängijad erinevad, et kas üks selline kõige primitiivsem näide, et sealt samast aastate tagusest hokimeeskonnast, et kui väljaku peal meestel on mingi jama, siis pärast minnakse sõbralikult õllele, aga naistel, ma arvan, et kui sa kellelegi ütled, et tead, mine sa, aga siis pärast võib-olla kuu aega te ei räägi omavahel, et kas või mingid sellised asjad. Et neid erinevusi on seal veel ja ma arvan lihtsalt, et naine naist mõistab ehk selles spordi suhtes paremini kui mees naist. Ja üldse naiskonna toimimise printsiibid ja põhimõtted ja kogu see naiste omavaheline dünaamika ja naistreener võib-olla oskab näha mingeid selliseid naiste omavahelisi suhteid ja klappe, et kes kuidas psühholoogiliselt kellega paremini sobib. Mida ma arvan, et mees võib-olla ei oska naissportlaseid niimoodi lugeda. Võib-olla ma alahindan siinkohal mehi, aga mul lihtsalt on sisetunne ütleb, et naistreener mõistab neid asju paremini. Okei, sa arvad või sa eeldad?
Või mis sinu kogemus on, kas kui sa treenisid seal meeste juures, kas teil oli treener ka seal või te lihtsalt käisite kõik koos mängimas? Treener oli ka. Et mis sinu kogemus oli? Kui sulle sobiks, siis ma tahaks kohe küsida Kristeli käest, et mis tema arvab sellest. Kuuleme, mis Kristel arvab. Ja, kuuleme. Mille kohta sa täpselt tagasi ootad? Kas sa ootad selle kohta, mis puudutas seda viimast teemat? Seda Katrini arvamust just selle mees- ja naistreeneri erinevust. Nii, mul on väga meeldib see tegelikult, kuidas sa, Katrin, seda kirjeldasid, et alguses sa tõid seda välja, et kuidagi nagu naistel on need asjad rohkem nii-öelda olemas, aga siis sa tõid välja hästi kihvtilt selle, et kuidas meestel võib-olla ei ole seda oskust. Ja nüüd sa jõudsid minu arust nagu hästi-hästi olulise sõna juurde oskust. Oskus tähendab seda, et seda on tegelikult kõigil võimalik arendada, aga nagu sa enne kirjeldasid, et mehed tavaliselt reageerivad sellele probleemi lahendusele, kui tuleb konflikt ülesse, sinu kogemuse põhjal on ju reageerivad nii, et nad lähevad kuskile, teevad väiksed õlled, on ju, kõik on hästi. Ehk siis kinnistub oskus, et niimoodi me probleeme lahendame. Aga ütleme, kui me mõtleme selle peale, mis on jällegi nii-öelda ja mida see keskkond siis kinnistab, kui niimoodi kogu aeg probleeme nii-öelda lahendatakse, on see, et me ei räägi probleemist. Ja kui inimesed ei arenda oskust probleemist ega emotsioonidest rääkida, mis tavaliselt tulevad konfliktses olukorras, siis see oskus ei saagi kuidagi areneda. Ja kui see oskus inimesel enda suhtes ei arene, siis ei saa seda ka väga hästi väljaspoole märgata. Et vot sellest tuleb see peamine erinevus. Et tegelikult ma ei ütleks, et asi on selles, et kas meestreener või naistreener on parem selles, vaid küsimus on selles, kui palju neil on olnud võimalusi oskuseid arendada. Et see on jällegi seesama koht, et naised lihtsalt arendavad seda oskust rohkem, et nad räägivad muredest, nad jagavad probleeme, jagavad emotsioone, räägivad sellest, mis tähendab ka seda, et nad õpivad rohkem üksteist jälgima kõrvalt. Aga see ei tähenda üldse seda, et meestreeneritel või meesisikutel, vahet ei ole, kes ta on, ei ole võimalik seda oskust arendada, muidugi on. Ja ma loodaks, et tänapäeva maailm üha rohkem liigub sinnapoole, et ka meestel ei ole nii palju seda pinget, et see on asi, mida me ei tee. Sest mis tuleb tegelikult sellega kaasa, on see, et kui me emotsioonidest ei räägi ja neid ei jaga ja nendest ei aruta ja me probleeme nii-öelda ei räägi läbi, siis see tegelikult ei tähenda, et see ära kaob. See on kogu aeg olemas. Ja seetõttu on ka lihtsalt huvitav statistikat see juurde tuua, miks mehed paljuski statistiliselt ikkagi surevad varem ära, on see, et nad ei oska oma emotsioonidega niimoodi rääkides, jagades toime tulla. Ja see vähendaks nii meeletul hulgal pingeid, et lihtsalt see kaoks ära see selline suur stigma selle ümber, et meestel ei ole okei emotsioonidest rääkida. Ma loodaks, et kõigil on see kas või üks inimene, kellega nad saavad seda teha ja siis nad hakkavad seda ka teistes rohkem märkama ja oskavad selle rohkem tähelepanu pöörata ja seda nagu ka väljendada. Ja see on nagu hästi-hästi oluline, et see on lihtsalt mõttetu pinge sellest nagu mitte rääkida ja seda mitte arutada. Et ma tahaks loota, et see jõuab sinna poole ja rõhksõnal oskus. Et millest tuleb see naiste ja meeste erinevus tegelikult hästi palju ongi selles, et lihtsalt see sõltub, mis on nende varasemad kogemused olnud paljus. Ja me teame, et enamus treenerid arvatavasti on ka vanemad sorti treenerid. Ma ei tea, kuidas teie spordiala on, aga ütleme, kipuvad olema need, kes on nii-öelda kogemustega autoriteetsemad, et siis nendel on veel vähem neid võimalusi olnud. Et tänapäeva maailm, ma arvan, juba natuke rohkem avatud sellele, et ka nemad saavad rääkida sellistest asjadest. Et ma ütleks, et jääks selle juurde, et see on oskus, mis vajab arendamist ja on vaja võimalusi seda arendada. Ja, aitäh sulle, Kristel. Mina nüüd omast kogemusest, oma peatreeneri kogemustest, korvpalli rahvusnaiskonna peatreeneri kogemusest ütlen ka, et ma tõin juurde just seda mentaalsete oskuste pagasit ja teadmist, et Kristel oli naiskonna juures abiks, et nagu me alguses ka mainisime, siis need oskused ei sünni niimoodi kohe, et kui sa näiteks põrgatamist või viskamist treenid siin 6 aega, siis mingit tulemust sa juba näed, eks. Aga nende mentaalsete oskuste, nende samade oskustega, mis Kristel välja tõi, nende treenimine võtab pisut kauem aega. Ja minu kogemus üldse kasvades treenerina, siis minu teine treener oli küll selline, kes, see on võib-olla meie ajale, johtuvalt, et meie ajal olidki, kõik oli rutiin, kõik käis nii, nagu treener ütles, keegi ei küsinud sinu, nagu öeldakse, nende mentaalsete oskuste kohta, mis emotsioon sul oli või mis sul oli ennem juhtunud, sa pidid tegema nii, nagu öeldi.
ja nüüd kasvades selle muutusega ise treenerina nähes natuke maailmas ringi, siis minu jaoks oli see kõige suurem muutus just enda jaoks seda oskust õppida, mida siis Kristel välja tõi, et see on väga-väga suur vajadus sellele ja miks, sellepärast, et inimvõimete piirid hakkavad juba kuidagi ühele lainele saama, aga selles kiires ja väga tehniliselt ja tehnoloogiliselt arenevas maailmas siis on vaja hakata väga palju treenima seda väikest lihast. Aga jätame nüüd selle, et seda oskust siis, kuidas siis meestreener või naistreener treenib, see on üks väga oluline oskus, sellega ta peab hakkama saama, aga lähme edasi siis jäähoki rahvusnaiskonna tegemistega, et treener on väga hea, nii, aga edasi. Treener on väga hea ja augustikuus toimus ka siis esimene koondise laager, selline kogunemine, kus me siis kõik kokku saime, et kutsutud oli üle 30 mängija said kutsed ja nendest siis laagrisse kohale tuli 28 mängijat. Ja nendest siis 20 lõpuks valitakse välja, kui on MM-ile minek, aga sinna on veel natuke aega. Et osad mängijad ei saanud laagrisse tulla, tulid vigastatud näiteks, et neid mängijaid tegelikult, kes meil on koondise potentsiaaliga, neid on ongi üle 30 natukene. Et see esimene laager läks üllatavalt hästi ja mängijad said tutvuda treeneriga, tema tööpõhimõtetega, üksteisega. Kuidas peatreener suhtleb naistega, et kuidas tema näeb seda koostöövormi ja sa tõid praegu välja selle mentaalse poole, et kas ta tegeleb sellega otseselt või te mängijad peate ise sellega tegelema või tegeled sina sellega? Praegusel hetkel on olukord selles suhtes natukene nadi, et kõik meie ettevalmistavad tegevused on täpselt samamoodi COVID-i rahunemise ootel. Balti liiga pidi algama novembris, aga sisuliselt ta tegelikult ei alanud. Et kuna Lätis on see olukord vist veel törts hullem kui Eestis, siis nad ei saa seal trennigi teha, rääkimata mingitest kogunemistest ja mängudest ja reisidest. Et me tegelikult kõik praegu oleme natukene sellises ootavas positsioonis, aga Balti liiga poolt on tulnud selline arvamus või eeldus, et nemad on valmis jätkama niipea, kui see COVID-i olukord laheneb ja isegi mängud võivad toimuda suvel. Et võib-olla meie ettevalmistav protsess lükkub suvesse. Samamoodi koondise laager, et kuna need reisimised Läti ja teine treener on meil Soomest, väravahtide treener ja meesterahvas. Et kuna nende treenerite edasi-tagasi reisimine on suhteliselt keeruline praegult ja osad mängijad on meil samuti baseeruvad Soomes, Venemaal, et siis me koondise laagriga samamoodi ootame praegult eeldatavasti aprilli, et siis saaks selle teise laagri ära teha ja vaatame, kunas siis see Balti liiga käima läheb. Et selles mõttes praegu sisulist tööd ei toimu. Üldse mingit suhtlust või sa ütlesid, ma ikka tuleks tagasi selle mentaalse poole peale, et kas te omavahel, nüüd on veebis kõik kohtumised, et kas te veebis kohtute ja tegelete ja räägite nende asjadega, sest kui sind kuulates siis ja teised treenida ei saa meie lähikonkurendid, siis see ju peaks olema mingisugune väike eelis Eestile. Aga kuna meie treenerid ei saa liikuda edasi-tagasi, siis me oleme suhteliselt kehvas olukorras, et me võiksime omavahel koguneda ja treenida, aga ilma treenerita ma leian, et sellel ei ole sügavat mõtet. Okay. Et ühest küljest vahva, et meil on kogemustega treener, aga teisest küljest natukene pahasti, et me ei saa seda treenerit kuidagi praegusel hetkel kasutada ja oma siin on nimetatud konkurentsieelist, et meil oleks ju tegelikult praegult koondise trennid igati lubatud, et me ei saa seda praegult kuidagi kasutada.
Siis peab leidma võimaluse, kus uus naispeaminister soovib aidata just neid piiride poole pealt ja välisminister, kellega me koos oleme korvpalli mänginud, et leiavad neid uusi lahendusi, kuidas neid piire siis avardada ja et sportlased saaksid ikkagist mitte ma ei ütleks, et oma mänge mängitud, aga sellises olukorras nagu teie, et teie treener saaks ikkagist tulla ja teie juurde ju treenida. Nii et soovitan siis. Sisuliselt ju saaks, aga siis see tähendaks seda, et siis ta peaks olema meil siin isolatsioonis mingi aeg, siia tulles ja tagasi minnes, et oleks meil hästi palju raha, siis me ilmselt palkaks ja ütleks talle, et sa oled meie oma ja nüüd tule ja teeme igasuguseid ägedaid asju. Aga kahjuks me täna ei ole selles seisus, et me saaksime sedasi toimetada ja pole praegult ka mingit paremat lahendust pähe tulnud. Et selles mõttes on Eesti kõrgsport, just meistriliiga ja rahvuskoondise kandidaadid on heas seisus, et nad saavad treenida ja nad saavad ka need võistkonnaalad, et nad saavad koos treenida. Aga siis on see väljakutse, et ära kasutada seda treener, panna telekaga sinna boardi äärde ja sul on see kogemus, sul on head kõrvad, sa kuuled, kui keegi sulle sealt boardi äärest midagi hüüab, et siis tuleb treeningut nii läbi viia. Aga no meil on hea praegu siin rääkida, eks, et see on ikkagi... Webinartreening, väga huvitav mõte muideks. Just, et... Me oleme treeneriga tegelikult arutanud, et millised võimalused on ja kas ja kuidas ja no ei ole veel selle kõige parema lahenduseni jõudnud, aga webinartreeningu peale me ei ole veel tulnud. Nii et... Just, et tema vaatab ja siis teete pausi, ega teil on ju jääokis on pausid, siis te saate tulla sinna, kus ta muidu on, nüüd on lihtsalt suur ekraan ja siis ja ta ju näeb. Eesti on ju IT-maa, meil on lahendusi ja huvitavad inimesi ja sa oled turundusinimene, sa suudad välja mõelda siit nüüd küll kindlasti ühe ägeda koondise laagri teistmoodi ja turundada ja näidata seda jälle nii, et kõik inimesed jälle vaatavad, vau, kui lahe. Nii, aga selles olukorras peab ju olema positiivne, on ju, ja nii leidlik ja tegus, nagu sa oled, ma usun, et sa leiad sinna väga head lahendused ja Eesti saab ära kasutada, Eesti naiskond saab ära kasutada selle eelise ja sa ise tõid välja selle 1 aasta, mis toob teile kasu juurde, ja hooandja tuli teile vastu, et kindlasti te saate seda hoogu juurde ja leiate need lahendused, et need enda kasuks pöörata. Aga kui sulle nüüd sobiks, siis räägiks sellest huvitavast filmist. Kui kaua te seda teete, ega ma ütlen, et ega ma ennem ei teadnud seda, et selline huvitav ja põnev film siis nagu Eesti naistespordist on tulemas, et räägi meile sellest ka, et ma usun, et meie kuulajad jah, läbi selle artikli võib-olla on juba ja evendi tutvustuse on juba teadlikud, aga ega nad väga ei tea. Nii et räägi, Katrin, mis te seal teete? Ega me ise ka päris täpselt ei tea. Ja ega no seda ei pea nüüd ütlema. Ei tea, mis välja tuleb, sest et see projekt tekkis taaskord spontaanselt, nagu enamus head asjad siin maailmas. Ja tekkis niimoodi, et augustis, kui meil oli see esimene koondise laager kohe ukse ees, siis me saatsime välja pressiteate, et Eesti naiste jäägikoondis on taas peale 12 aastast pausi kokku tulemas. Ja siis tore Eesti produktsioonifirma Vita Pictura korjas sealt selle üles, et vau, kui äge, milline võimalus, naiste jäähoki ja 12 aastat polnud tulevad tagasi kokku naiste sport üleüldse. Ja nad kõik on erinevatest rahvustest seal ja selline multikultuurne keskkond ja filmidirektor on soomlanna, kes on suurest hokiriigist. Ja siis neile tundus, et võiks olla sellel filmil mitu erinevat sellist storyline'i, mida nad jälgivad. Üheks, siis, mida alati tundub olema põnev jälgida, on just nimelt see naiselikkus ja hoki, kuidas need asjad igapäevaelus kokku klapivad, et sa oled kodus, oled selline hell armastav ema oma pisikestele lastele ja siis õhtul sa võtad oma
kodinat ja sa lähed jäähokitrenni või jäähokimängule. Et seda kuidagi tasakaalu jälgida. Ja siis teine oluline küsimus, mida nad tahavad seal tõstatada, on naiste võimalused tänases Eesti spordis. Et kuidas siis naised ja sport omavahel suhestuvad, kas naistel on meestega võrdsed võimalused sporti teha, endale selleks võimalusi leida, rahaliselt, kuidas on toetajate leidmine, et kas ja kui lihtne see on, et nad üritavad nagu jälgida seda läbi meie teekonna, et kuidas see meil õnnestub ja milliseid takistusi me peame ületama, et oma eesmärgini jõuda. Väga lahe, väga põnev ja millal see film peaks siis valmis saama ja ilmuma, millal me seda vaadata saaksime? No eeldatavasti nad tegelevad selle filmimise ja ülesvõtmisega kuni meie MM-i lõpuni. Et kui me siis edukalt MM-ilt tagasi tuleme, siis paari kuu jooksul peaks ka see film välja tulema. Et siis kuskil järgmine suvi ehk. No ma küsikski lõpetuseks, Katrin, et millal siis Eesti jäähokinaised siis MM-finaalturniirilt Eestile medali toovad? Finaalturniiri ja sinna võib olla pikk tee, aga mitte sugugi võimatu. Et praegult Eesti alustab maailma rankingus 41. kohalt, nagu ma varem mainisin, et meie ees on seal veel siis hunnik riike, kellest tuleb mööda minna. Aga esimene eesmärk on meil oma 3. alagrupis võimalikult hästi esineda. Aga seal on 8 naiskonda koos Eestiga, nii et ma ei julge praegult unistama peab, aga ma ei julge praegult siin ühtegi vekslit välja käia, et mida me püüdma läheme, aga ma usun, et me läheme püüdma oma parimat võimalikku, oma parima võimaliku tiimiga. Ma küsikski need 2 asja, mis sa ise praegu nüüd, kui sa nüüd kohe ütled, mis on need 2 asja, mis peaksid siis muutuma nendes jäähoki naistes, et seda medalit saada? Ainult 2 asja. Neid on kindlasti rohkem. Ainult 2, neid on kindlasti rohkem, aga esimesed 2, mis sa kui olles nüüd manager, olles kõrvalt seda vaadates, seda aidates juhtides ja olles ka kogemused nii meeste kui naiste juures, mis sa nüüd ütled, mis on see, mis nüüd need 2, nagu öeldakse, võlusõna on, mis aitavad naised sinna sellele teele, et see kunagi see medal tuleks? 2 on jube keeruline. Üks kõige olulisem asi on tahe. Naised peavad tahtma seda tulemust, seda medalit, seda kõige paremat tulemust ja kõik peavad tahtma ja täiega peavad tahtma. Ja kui sul see tahe on olemas, siis sul on, ma arvan, et hästi suur eelis juba olemas. Et kui sul isegi spordis on nii palju näiteid, kus on suhteliselt, ütleme, et lootusetu case. Näiteks kas või see Briti suusahüppaja Usain Bolt, täiesti olematu anne, aga vennal oli tahe. Olen sinuga väga nõus. Meil korvpalli rahvusnaiskonnal oli 5 väärtust, mille nimel me töötasime. See oli see sama esimene, oli see tahe, aeg, pühendumus, koostöö ja professionaalsus. Et need 5 sellist sammu on need, mis siis sai süstitud nendele naistele mööda seda nende sammudega mindud. Nii, aga Kristel, kas sa võtaksid paari lausega kokku meie vestluse? Ma võin võib-olla tuua välja mõned asjad, mis on siit läbi käinud, et ma kõigepealt võib-olla peegeldaks natuke seda viimast osa ka, et üks asi on hästi oluline on see, et on need väärtused olemas, aga kõige olulisem tegelikult on see, et need väärtused lähevad käitumistesse. Et siin nagu mida ma võib-olla julgeks tuua välja just eriti, et anda midagi kasulikku võib-olla edaseks ka, et see tahe on asi, mis on ühel päeval ühtemoodi, teisel päeval teistmoodi. Aga kui see tahe on sõnastatud väärtuste keeles käitumistesse,
siis on see koht, kus hakkab reaalselt mingisugust nii-öelda kasu tootma, nimetagem seda jutumärkides kasuks, eks. Et tegelikult, mis viib nagu selle lõpuks võib seda edu kõige rohkem kaasa tuua, on see, kui meil on igapäeva käitumised ja harjumused ja väiksed tegevuse eesmärgid, mis aitavad seda tahet panna käitumistesse. Muidu see tahe on lihtsalt selles mõttes nagu motiveerivaks hea asi, aga just see, et sinna tuleksid ka käitumised järgi. Et kui jagada seda, et mis me nende väärtustega ka tegime, oligi see, et me panime neid kogu aeg käitumistesse, mis see tähendab. Et kui meil need olulised on, et mis see tegelikult igapäeva tegevustes on, mis see on treeningtegevustes, kuidas me näeme seda, et see tahe on olemas, mis me teeme. Et see natukene aitab kaasa, et kui panna see tahe käitumistesse, igapäeva harjumustesse, igapäeva eesmärkidesse, mida need mängijad saavad siis teha absoluutselt iga päev, igas trennis. Et see ei ole selline asi, mida sa pead ootama, et see on see mäng, et nüüd ma teen, nüüd ma näitan tahet. Igapäevased väiksed asjad. See, et ma iga päev teen, ütleme, mulle meeldib hästi kihvt ütlus, ma jagan selle ka, et see seostub selle tahtega, et kõigil on alati tahe saada olümpiavõitjaks. Aga need, kes sinna tegelikult jõuavad, on need, kes igapäevaselt teevad kasulikke asju järjepidevalt, teadlikult, selleks, et nad jõuaksid sinna. Tahe on kõigil, kõik tahavad saada. Mitte keegi ütle, et nad ei taha saada, kõik tahavad maailmavõistlejaks saada, aga need, kes sinna võivad lõpuks jõuda, on need, kes igapäevaselt teevad pisikesi kasulikke otsuseid, valikuid, käitumisi. Ja see on see, kus see tegelikult see võti tuleb. Et ehitada võib-olla teile ka, et kui sa mainisid, ja ma peegeldan seda ka, et mis on sinust nagu hästi palju kõlanud ja teie vestlusest üldse on arengule suunatus. Sa oled mitu korda maininud seda, et kuidas see tõi sind näiteks ka uuesti jälle, ütleme selle hoki juurde tagasi, et mul on veel nii palju avastada. See, kuidas sinu suhtumine oli see, et hoki on selline, kus on hästi palju erinevaid asju, sa kirjeldasid väga kihvtit seda, et kuidas on sellele vaja keskenduda. Siin on kaks erinevat suhtumist. Üks suhtumine on arengule suunatud suhtumine, et mul on täna midagi veel avastada, mul on täna midagi arendada, ma saan täna sellele keskenduda, issand, kui põnev. Teine suhtumine on see, et issand, jumal, kui palju mul on arendada, täitsa lõpp, kui palju asju ma ei jõua, ma ei suuda, ma ei saa. Olukord sama on ju. Jah, võimalus on, aga hästi palju loeb see suhtumine ja sinust on väga palju tulnud täna välja arengule suunatud suhtumist. Sa enne nimetasid ka seda, et okei, meile nüüd MM jäi ära, selge, meil on nüüd aasta aega võimalus valmistuda. Jälle see sama, et see ei ole see, et issand, nüüd meil ei see ära, nüüd on täitsa lõpp, nüüd pole mingit mõtet teha, võtame pausi. Et see on tegelikult jällegi see, et arengule suhtumine väljendub ka selles suhtumises, et nüüd meil on aasta aega tegeleda ja nüüd siit järgmine samm olekski see, et mida me siis konkreetselt teeme. Paneme kohe selle aasta tööle. Mul on nüüd see järgmine nädal, mis me teeme. Mängijatega on sul tulemas mis iganes vestluseks. Selge, nüüd on meil tahe on kõigi olemas, kõik tahavad, jess, väga hea. Mis on minu nädalaplaan? Mis on minu igapäeva harjumused, mida ma hakkan tegema, pisikesed harjumused selleks, et jõuda, kus ma tahan. Et see on üks asi, mis on läbi käinud ja väga palju on siit vestlusest läbi käinud ka koostöö olulisus. Et see käis läbi sinu nii-öelda nendest varasematest kogemustest ja Anne mainis seda mitu korda, et kuidas nagu seda koostööd ja seda sisse tuua, seda koos tegemist ja kui oluline see on. Et kui palju võib koos tegemine üksteist positiivses suunas mõjutada, aga kui palju tegelikult on ka ohtu, et ta võib ka negatiivses suunas mõjutada, eks. Et sinu kogemustest, Katrin, tuli kaks erinevat olukorda välja, et üks olukord oli see, kus sa nimetasid, et mängijad on sinu või ikka mängijad, mitte uisutajad on ju. Just, et mängijad on nii-öelda nagu parimad sõbrad, kellega koos sa teed ja sa koos arened, koos teed neid asju, aga samas oli ka teine kogemus, kus sa olid keskkonnas, kus nende koos tegemine ei olnud see, mis sinuga kokku käis, on ju. Siis sa ei olnud selles koos tegemises. Et jällegi selles sotsiaalses mõjus on väga-väga palju peidus. Aga jah, et kui mõeldagi, et mida saab nagu edasi teha, et seda soodustada on just see, et jällegi harjutada neid positiivseid harjumusi kõik koos. Ja siis see kanduks ka nendele edasi, kellel on raskem ennast motiveerida, eriti selles olukorras, kus ollakse eraldi, eks. Aga see koos tegemise mõju ja selle suur faktor ja teine siis see, et panna see tahe või mis iganes väärtus on käitumistesse, iga päeva käitumistesse, sest et see on tegelikult asi, mis muudab. Ja see on nagu mitu korda siit läbi käinud ka, et selleks on väga hea tõestus. Ma veel kiiresti jagan, viimane asi ka. On hästi lahe tõestus on sellest Inglise jalgpalli või mitte jalgpalli, vabandust, jalgratta koondisest. Nendega hakkas tööle uus treener, see oli aastaid tagasi. See oli juba enne Londoni olümpiat
ja sellel ajal ei olnud Inglise jalgrattakoondis mitte mingisugune nii-öelda tegija, eks. Nad olid kuskil ja nad tegid tulemusega mitte väga häid. Ja siis see mees läks täpselt sinna selle mõttega, et okei, ma hakkan kõik analüüsima, kust me saame 1% igast asjast paremaks. 1%, mitte suured muutused, mitte suured asjad, mis me tegema hakkame, aga väiksed protsendid igas väikses meie tegevuses. Ja see lõpuks viis selleni, et nad hakkasid saama medaleid, nad võitsid Tour de France'i, nad said 2 olümpial järjest kõige rohkem medaleid maatarvestuses vist. Et tegelikult, ja see tuli jälle selle juurde tagasi, et mis on see pisikene igapäevane harjumus, pisikene igapäevane muutus, mis ma teen automaatseks ja see aitab edasi. Mitte suured muudatused, mitte suured asjad, mitte suured kogunemised, iga päeva väiksed asjad. Ja see on võib-olla asi, mida edaseks mõelda ja võib-olla teile ka soovituseks kaasa anda, nagu sa ütlesid, et idee järgi teil on jama olukord on ja ei saa kokku tulla, aga kas või mängijad ikka saavad ise panna oma tahte igapäeva tegevustesse. Ja seda koos jagada absoluutselt selle inspireerib ja arendab edasi, et võib-olla need väiksed asjad siit. Suur aitäh, Kristel. Nii et Katrin, töökus, rutiin. Sinu asi nüüd managerina on panna see tahe kirjutada tegevustesse ja anda naistele, on see siis trennis, on see siis e-mailis, on see siis sotsiaalmeedias, kus siis on hea motiveerida neid, panna see ülesse ja eks selle põhjal tuleb ka välja kindlasti ka selliseid mängijad, kes siis tahavad eraldi saada veel selge, ma tean, mis ma pean selleks tegema, aga sealt tulevad ka veel lähimad, et mida ma igapäevaselt pean tegema, et mulle endale meeldib ka oma treeneri töös, et ja eriti noortega ja läheb, viskame korvi, ma tahan korvi saada, selge, aga mis selleks peab tegema? Ja võt siis see vestlus, mis selleks peab tegema, sealt veel tuleb oi, kui palju tegevusi sinna juurde ja aidata just motiveerivalt nendele tegevustele kaasa, et igale meie spordialadel, igale meie viskele või heitele, kuidas teil on, ju ei järgne positiivne tulemus. Et see on positiivne tulemus, on see, mis aitab ka arendada, aga seda ei juhtu kogu aeg, seda positiivset on tunduvalt vähem, et just aidata selle, kui see tegevus on negatiivne, et kuidas sellest õppida ja kuidas siis neid tegevusi suunata nii, et sellest tuleks positiivne tulemus. Nii, aga ma väga tänan sind, Katrin, ja mul on väga põnev olnud sukelduda sellisesse ägedasse teie poolt välja toodud sellisesse naiselikku kuvandisse ja naiselikus jäähokisse, et ma väga loodan, et siit saavad indu ka need teised spordialad, et tegelikult ka meie eilne päev meie riigis näitas, et saab juhtida nii riiki kui ka valitsust ka ühel ja samal ajal, eks mitte, et ma ei kutsu üles, et nüüd kõik peaksid olema naised, aga sellisele mõnusale koostööle erinevad spordialad, et ja kui me üksteist toetame, mis on väga-väga oluline, et naised, kui me üksteist toetame, siis meid kuuldakse, meid nähakse ja võib-olla ka mõistetakse siis tunduvalt paremini ja suuremalt. Et ma soovin väga, et teie hooandja mõte ja sinu need ideed, sinu turundus, mis algus on väga-väga hea, on läinud päris suure lumepallina veerema, et saate kõik oma need projektid käima, aga nii nagu ka ütles Kristel, nii nagu sa ütlesid ise, selleks on vaja tahet ja selle tahte jaoks on vaja tegevusi. Nii et ma soovin teile hästi palju neid mõtestatud tegevusi igapäevasesse, et oma selle, nii nagu sa ütlesid, selle oi, millal, aga mulle meeldis, et sa mõtlesid, et see medal mingi aja pärast võiks tulla, see on väga hea, see ongi õige, eesmärgid peavad olema kõrged ja et selle suunal tegutsete ja see medal ikkagist tuleb. Aitäh heade soovide eest ja aitäh Kristelile väga hea sellise interpretatsiooni ja nõuannete ja juhiste eest. Ja järjekordselt ma sain aru, et meil on jube palju teha. Ja sind teades siis kindlasti on see ju huvitav ja avastamist väärt see, mida on palju teha. Absoluutselt. Nii et aitäh kuulajatele, kes meie sellist natuke pikemat vestlust jaksasid kuulata ja järgmiste juttudeni. Nii et head õhtut!
aitäh. Head aega. Head aega. Head aega.